Nii, tere rahvas, jälle mina siin seekord üle pikka aja teen päevast polti, ma vaatan, kas tuleb tellimuse või mitte. Päeval on autoga natuke kehv teha, aga kuna viimased paar õhtut on olnud väga nigelad, siis ma vahelduses natuke proovin. Sest ideaalis tahaks ikka nädalas 50 € kokku saada. Nii. Nüüd on nii, et otsime tellimusi. Ma istun hetkel siin Sõpruse silla otsa juures selle Rimi parklas ja vaatan, kas midagi tuleb. Ilmselt liilun ringi ka. Ohohohoho, jõe ääre kohvik. Ma ei olegi sinna veel sattunud. Terime siis ära, see viib küll kaardi järgi kustele kesklinna, kus parkimine võib olla kehva, aga vahet ei näe. Rebase tänav, jõe ääre kohvik. See on vist seal taga seal ühes paadisadamas. Okei, davai. Nii, too suurendatud pruun maja on see jõe ääre kohvik, kus ma just tellimuse peale sain. Selle koha eripära on siin praegu see, et Rimi parklast siia tuli tulla pika ringiga, kuna Turu tänava selles lõigus tipptunni ajal igasugused otse- ja vasakpöörded on üldiselt võimatud. Ja läheb see testlinna, mis siin ikka viime ära. Sedapuhku tellimus siis siit McDonaldsist läheb Tammelinna. Siuke natuke lühemat sorti vahemaa. Väga ausulles mõtlesin juba vahepeal, et lähen koju ära, sest linnas tundub, et liitlus läheb natuke jubedaks ja tellimuste aktiivsust kah tundus langevat, aga nüüd ma sain siit, mis see valge maja sealt paistab. Opera pizza. Sealt sain tellimuse, nii et lähme viime kohale. Stars are in the skies. Make a wish and close your eyes. Siin on siis selline restoran nagu Taverna, kus ma ka tellimuse just sain. Läheb kaardi järgi otsustades kuskile sinna Kaugle rahvamuuseumi taha. Mõnusalt pikk tellimus. Each child of love, someone's dreaming, bells are ringing. No nii, Keps näitab, et kusti selles majas on selline pagana huvitav söögikoht nagu Miljonär. Esmakordne koht minu praktikas. Väga naljakas nimi küll. Ikka vaatama need kohapidajad üritavad panna mingeid naljakaid nimesid. Ja tellimust läheb seal kuskile üsna kaugele teispool jõge. Oi. Sinna kuskile idarinte taha juba.
et võtame peale. Seni tuleb lihtsalt natuke oodata, kuni valmis saab ja oh jah, miljonär. Ahah, no näete, siin on nüüd niukel läbu, et ma ei imesta, kui ma selle tsükliga kassit üle ei saa. Sest siin on selle suuna tsükkel nii neetult lühike ja ribi on maru pikk. Okei, tundub, et sain üle. Siin toimub, oot, mis läbu siin toimub nüüd? No jah, okei, te hakkate keset ristmikku reastuma. Ohoh. Jah, ühesõnaga pulleri töö eripära siia ei ole mitte midagi parata. Tipuvad sellised asjad vahel ette tulema. No mis siin ikka jääme jälle siia punase taha ootama. Jah, nüüd siis tuli siuke hästi lühikese otsa tellimus siit Aardla Selveris asuvast Peetri pitsast. Ja läheb see suht lähedale vist võib-olla ja pool kilomeetrit. Ja siis siuke hästi lühike ots. Mis siin ikka? Ootame, kuni valmis saame, võtame peale ja viime. No nii, seekord siis tellimus sellisest kohast nagu Fasters. Ainult huvitav asi. Siikord keps paneb natuke imelikult pada, nimelt näitab Fastersi asukohas mingi 100 meetrit tagapool ühte tootmishoonet. Oh jah, on ikka kuradi naljad siin meil. No nii. Teeme siis nüüd tänasest hullust päevast kokkuvõtte. Jah, see päev oli tõesti päris rets. Olgem ausad. Las ma vaatan kõik tellimused. Oi jummal, ma vedasin täna 9 tellimust. Ja teenisin 38 eurot. Ma olin Rakkest kuskil. Jah, ütleme esimene tellimus oli 2:30 ja nüüd viimane oli jah, siin natuke enne kella 6 õhtul. No jah, kogu saldo on pea 60 euri. See tähendab seda, et natuke veel ja kui maksab maha arvata, ma saan jälle 50 eurot puhtalt kätte, mis tähendab seda, et autol on jälle nädala bens tagatud. Mis siis veel? No paarist tellimusest keeldusin ka, olid sellised kaubamaja tellimused, kuhu ma autoga parema meelega ei roni. Ja kui ma auto näidikuid vaatasin, ma olin selle raju päevaga maha sõitnud pea 70 kilomeetrit selles väikeses Tartu linnas. Ja ma tunnen, et päris väsinuna. Telefoni aku laetuse tase jõudis langeda natuke alla 30 selle ajaga. Ega jah, tuleb ikkagi. Mul on muidu autos olnud laadimiskaablid ka, aga seekord ei olnud, sest millalgi läks mingi kaabel rikki ja ma unustasin uue osta. No ühesõnaga jah, sellised lood siis. Praegu siis on lugu selline, et saublau ma nüüd lõpetan. Kuuleme, näeme veel.